Jaa, ma olin selles mõttes, ma olen lapsepõlvest saati tegelikult spordiga seotud olnud, et mul on kogu aeg kuidagi kogu aeg on meeldinud õues midagi teha Mhm. ja erinevaid spordialasid proovida, et tegelikult kunagi jah, ma koolis juba tegelikult kehalise kasvatuse õpetaja kogu aeg igale poole suunas mind. Olid need mingid jooksuvõistlused või mida iganes, olid need mingi, no ühesõnaga kergejõustikuga seotud. Said see vend, et tule päästa tiim. No põhimõtteliselt küll, et kogu aeg ma igal pool kedagi esindasin ja kooli ma esindasin, aga siis edasi kuidagi see talveteema mind väga kõnetas ja mulle meeldis suusatada. Mhm. Ma juba väikse poisina, 3-4-aastaselt juba lihtsalt suusatasin ja siis ma mäletan, ma ei tea, kui vana ma olin, 6-7, mida iganes, olid olümpiamängud, siis olid Kundesvaan oli ja Torni Muugren ja sellised mehed olid. Siis vaatasin seda võistlust ja siis mõtlesin, ei, ma lähen nüüd suusatama. Ütlesin naabripoisile, et nii, võta nüüd suusad välja ja lähme suusatama. Siis tegime ümber maja, ajasin suuskadega suusajälje sisse ja siis naabripoiss tuli mulle järgi ja nii me suusatasime. Ja siis üks hetk olin ma ja siis oli veel see, et kuna ma elasin Männiku külas, siis seal oli lasketiir oli sealsamas ja siis ma käisin seal kogu aeg, käisin erinevatest relvadest laskmas, alguses õhupüssiga, siis juba sportpüstoliga ja siis Nõmme spordikoolis käisid laskesuusatajad käisid seal trenni tegemas. Mhm. Ja siis oli kunagi selline treener nagu Tiit Pääsuke. Ja siis ta vaatas, et mingi poiss seal jookseb ringi, see olin mina. Et küsis, et poiss, oskad sa püssi lasta? Ma ütlesin, et jah, muidugi oskan. Et ma oskan, Terve elu lasknud. et ma võin ükskõik millega lasta, onju. Küsis, et kas sa suusatada ka oskad? Ma ütlesin, et oskan küll, et käin kogu aeg suusatamas. No väga hea, et siis pane asjad kokku ja siis tule esmaspäeva hommikul, tule siia tiiru juurde ja siis sõidame Haanjasse suusalaagrisse. Ma ütlesin, no okei, et miks mitte. Ja siis nii põhimõtteliselt sai must laskesuusataja. Jah, edasi ma juba 8. klassis läksin ma Otepää suusakooli ehk siis Eesti Spordigümnaasiumisse Otepää filiaali kuni 12. klassini siis olin seal. Et jah, see nooruspõlv siis põhimõtteliselt ma seda laskesuusatamist tegin mingi 10 aastat või rohkem isegi. Et jah, kuni siis ülikooli põhimõtteliselt teise kursuseni, et kui gümnaasium sai läbi, noh, selles mõttes kõik oli nii-öelda kooli poolt, et treenimisvõimalused, siis elamine, kõik söök, et selles mõttes, et kõik oli ilusti nagu sätitud, et lihtsalt ise pidid mees olema ja korralikult trenni tegema ja loomulikult võimalikult hästi siis esinema võistlustel. Seda ka ma suutsin teha. Aga siis, kui kool sai läbi, siis pidin Tallinnasse tagasi tulema, et siis oligi selline koht, et okei, nüüd, mis nüüd ülikool, okei, kuidas ma siis nüüd trenni teen, mida ma siis nüüd nagu edasi teen, et siis ma üritasin küll jätkata selle tippspordiga, aga teise ülikooli teise aasta alguseks põhimõtteliselt olin ma nagu valiku ees, et vist, et mis ma siis nüüd teen, et kas ma siis nüüd jätkan seda tippsporti või siis tuleb nagu muu elu peale. Ja tegelikult see muu elu tuli peale, et siis tegin lõpparve nii-öelda selle tippspordiga ja siis oli see, et 5 aastat või 4 aastat kuskil. Noh, ma tegin sporti, selles mõttes käisin koolis, aga mul ei olnud mingit konkreetset spordiala sellist, et mis mind nagu väga nagu tõmbas. Aga kuna ma olin seda tippsporti nagu nii kaua teinud, siis tegelikult ma tundsin, et mul on mingit aseainet vaja ja siis kuidagi see surf jõudis minuni ja just see lohesurf. Ja siis oligi 2005 ma avastasin selle loesurfi ja nüüd ongi see, et nüüd on need 20 aastat mööda läinud.
Inimestele, kes ei tea, mis on lohesurf, võib-olla lühidalt selgitada. Lohesurf on selline asi, et ma arvan, enamus inimesed on tuulelohet lennutanud. Oled sa lennutanud? Väiksena, lapsena kunagi. No väga hea, siis põhimõtteliselt siis oledki juba lohesurfar valmis. Et tegelikult, kui sa seda, et samamoodi nagu tuulelohe lendab, et samamoodi lendab ka surfilohe. Et lihtsalt see surfilohe on natuke suurem ja tänu sellele, et ta on suurem, ta on rohkem pinda ja järelikult on rohkem jõudu. Aga põhimõte on täpselt sama. Et tuul puhub ikka samamoodi ja lohe, on see siis surfilohe või on see tuulelohe, need lendavad täpselt nagu samamoodi. Aga ta on rakmetega sinu ümber? Jaa, trapets on ümber kere ja siis jah, tegelikult, et kogu see nii-öelda jõud, mis rakendub, see rakendub siis trapetsisse sinu kehakaalu. Ja siis ongi, selles mõttes, et oled laual? Jah, sul on vaja lohesurfilauda ja siis ongi, tuult on vaja ja vett on vaja selles mõttes. Ja saadki, et selles mõttes, et Eestis jah, nagu sa mainisid, et siin nagu päris surfareid, lainesurfareid nagu väga ei ole. Jah, neid on, aga ütleme nii, et Eesti tingimused ei ole sobivad, sest et Eestis on see, siin Läänemeres on see, et lained ainult siis, kui on tuul. Ja tuult peab olema piisavalt, et üldse lained tekiksid ja selleks, et nad üldse kuskil tekivad, selleks peavad olema teatud kohad. Et jah, lainesurfi Eestisse harrastada saab, aga ütleme nii, et neid sõidupäevi nagu liiga palju ei ole. Et see nagu iga päev ei saa surfata. Õnneks on Eestis, kuna sellist külma ja halba ilma on nagu väga palju, siis sellega kaasneb alati tuul. Ja kui tuul on olemas, siis selles mõttes lohesurf oli nagu sellest piisav. Vahet ei ole, kas on sul laine või ei ole lainet. Et kui sul mingi veekogu on olemas, parem oleks, kui on meri. Aga seal on põhimõtteliselt, ma olen näinud, eks ole, aga ma ise sõitnud pole, aga seal põhimõtteliselt te liigute ainult siis nagu ühe poolt külgi pidi mööda merd. Külgsuunas jah. Selles mõttes, et vastavalt sellele, kus suunas tuul puhub, vastavalt sellele sa liigud risti tuule suunaga. Et hea on valida jah selline koht, kus on ikkagi meretuul, et siis ükstaskõik mis ka juhtuks, et siis alati tuul ja lohe toovad sind kaldale. Et maatuulega ma ei soovita jah surfama minna, et kui midagi juhtub, siis saad võib-olla Soome siis, kui siit põhjarannikelt lähed. Okei, aga tuleks võib-olla selle juurde korra, et kui me tuleme surfamise juurde tegelikult ka põhjalikuma tagasi varsti veel, aga ma tahaks just seda poolt puudutada ka, kui inimene korra mõtleb, et okei, päris põnev, et sina oled täna siis Eestis üks vähestest või üks nendest inimestest, kelle poole peaks siis nagu pöörduma, kui nüüd tekib huvi lohesurfi hakata harrastama. Ei, kindlasti mitte, et lohesurfi instruktoreid ja treenerid on Eestis küll rohkemgi. Et ma olen üks paljudest. Et ei, selles mõttes, et jah, minu juurde võib muidugi pöörduda, et selles mõttes, et hea meelega võtan õpilasi vastu, aga ei, selles mõttes, et neid on üle Eesti. Kus nad kirjutada võiks ja kus nad saavad rohkem infot lugeda selle kohta, mis see täpsemalt tähendab, mis varustus vaja, mis mu pühendumus on, mis see kõik asi maksab, mis see aega võtab ja nii edasi? No selles mõttes, et kodulehelt ikka, et selles mõttes, et ma olen guugeldades, et selles mõttes, et aga hõika välja ka, mis sul see kodukas jaa, minu koduleht on siis surfmaster.ee. Et sealt saab siis infot kõigi koolituste kohta, laagrite kohta, mida iganes, et ma teen erinevas formaadis erinevaid üritusi ja koolitusi. Et see ei ole ainult lohesurf. Et ma tegelikult, kuna ma 20 aastat surfanud, siis tegelikult ma olen rohkem või vähem erinevate surfialadega niikuinii kokku puutunud. Amploa on lai lihtsalt. Jaa, amploa on lai, aga jah, et selles mõttes, et vastavalt sellele, kuidas need olud on, ilmastikutingimused, siis on see, et ühte või teist surfiala saab natuke rohkem või vähem harrastada, et siis lohesurf ta on lihtsalt nagu atraktiivsem, et selles mõttes ta kuidagi nagu tõmbab inimesi nagu rohkem. Me olime enne lapse sündi, ehk siis nüüd juba varsti 6 aastat tagasi Tarifal. Ja siis seal nägime, kuidas, kui palju neid lohesurfareid seal oli, nagu ikka retsilt. Tean.
ja siis me parkisime enda väikse mahtu universaalauto kõikide nende kämpervännide ja karavanide vahel, terve rida nagu täis pargitud mõlemalt poolt on see ranna ääres. Inimesed elavad seal ja me veetsime aastavahetusel ja nägime iga päev, kui nad surfasid ja naisel tekkis tohutu huvi. Seda ma tahaks proovida. Aga me tol hetkel ei proovinud, kuidagi ei saanud aru ka, kas seal nagu sai või ei saanud kuidagi, vist keegi pakkus ka midagi, aga me ei süvenenud, aga see pakkus tohutu huvi, et tundus sihuke nagu täitsa tehtav asi olevat. Just nagu ka jõu mõttes vaata, muidu räägitakse, teatud spordialad muidu nagu eeldavad võib-olla mingit üldfüüsilist nagu ettevalmistust või mingisugust, ma ei tea, soodumust geneetiliselt ja a la kulturism on ju, sa pead ikkagi lavale minna, klassikaliselt kulturismis sul ikka võiks mingi geneetiline soodumus olla, mina nagu täna sinna ei lähe, on ju. Et aga see surf tundub olevat selline nagu laiem ja võib-olla isegi lihtsama koelisem nagu treeningvaldkond või spordivaldkond, kuhu sisse minna, kus iga keharaskusega inimene või vastavalt oma keha kompositsioonile on tegelikult võimeline tulema mingis tasandil nagu toime tegelikult sellega. Ja, muidugi, selles ma olen alati õpilastele öelnud, et see rohesurf, see ei ole mingi raketiteadus, et selles mõttes tegelikult iga inimene võib selle rahulikult omandada, et lihtsalt on see, et mõnel läheb lihtsalt rohkem aega, mõnel vähem, et tegelikult on see, et see pühendumus jälle. Et et kui sa tuled nagu selle teadmisega, et ma pean nüüd nagu esimene päev kohe loesurfariks saama, siis okei, stopp, et päris nii see ei käi, et võib-olla jah, et jooksjaks sa võid, jooksmise sa võid 1 päevaga ära õppida, nii-öelda need algtõed, aga loesurfis jah, ta natuke nõuab natuke rohkem, aga tegelikult ei, ma olen isegi iseloomustanud seda nagu tugitoolisporti, et tegelikult kuna see trapets on ümber, siis käed on sul lohe juhtimiseks ja tegelikult ongi see, et istud nagu tugitoolis, ehk siis nagu istud trapetsis ja ongi laud on all ja siis muudkui sõidad. Et jah, füüsiliselt ta ikka nõuab, aga pigem on see, et vett ei tohi karta, et sellest, et kuna ta on ikka veeline tegevus, et siis veega võiks nagu sõber olla, aga muu kõik on täiesti õpitav. Minu suurim hirm vist on olnud see, et ei suuda kontrollida ja ma lendan minema sealt sellega. Ei, keegi Tuul pole ära lennanud, kõik on alla tulnud. Nagu kajakas võtta, mingi väikse koerad kaasa võtta. No muidugi, ikka võib juhtuda. No Surfmaster, tegelikult kui ma nüüd 2005 alustasin selle loesurfiga, siis kuna ma ülikoolis õppisin õpetajaks kehakultuuri, siis kuidagi selline juhendamine ja õpetamine on kuidagi läbi minu elu lihtsalt käinud minuga kaasas, et kuna ma juba lapsena käisin erinevates spordilaagrites, siis kogu aeg selline treeneri või õpetaja nagu eeskuju, et siis tõenäoliselt ongi see, et alateadlikult või teadlikult vaata kõik, mis meiega nagu lapsena või noorena toimub, et see kuidagi saadab meid. Hääl on ka vali, on hea karjuda. Jah, et see on sellepärast, et siis et kui sa oled mere peal, vaata, siis on see, et õpilastel on vaja midagi öelda, siis tuul puhub, siis lihtsalt on see, et siis pead lihtsalt, sa pead lihtsalt väga tugevalt nagu kommunikeerima jah, et ei ole, jah, tänapäeval on tegelikult on need kõrvaklapid ja mikrofon kõik on nagu olemas, et selles mõttes, et peab tegelema sellega, et peab tõenäoliselt soetama, et siis lihtsalt ei jaksa enam nii palju karjuda. Aga jaa, see Surfmaster jaa, et tegelikult selle koolitamisega alustasin juba 2006 ja siis no mõtlesingi, et vaata, kui ma tahan reisida, tahan surfata ja et siis on see, et nagu kuidagi peab nagu raha ka teenima, et siis on see, et siis mõtlesin, et okei, aga siis on ju tore ju teisi ka õpetada. Ja siis oligi, et tegelikult mul on kõik rahvusvahelised need loesurfi instruktori paberid olemas, lisaks veel igasuguseid huvitavaid pabereid, aga jah, selles mõttes, et ütleme nii, et ma olen siis nagu tegelikult põhimõtteliselt nagu terve selle aja, kui ma surfiga olen tegelenud, olen ma siis ühtepidi või teistpidi inimesi nagu juhendanud. Et siis suuresti siis nagu surfamises, aga ja siis, kui mul see 2022 see õnnetus juhtus, et siis tegelikult siis oligi see, et toimus see muutus on ju ja siis oligi see, et tegelikult
ma nagu ei teadnudki, vaata, et mis mast nüüd saab, on ju. Et esiteks, kuidas ma paranen sellest vigastusest, teiseks on see, et kuidas ma siis nüüd seda surfi asja nüüd teen ja kas ma üldse saan seda teha. Ja siis ma hakkasin otsima neid võimalusi, helistasin ja üldse, kus teha seda. Sellepärast, et ma tegelikult olin kaotanud kõik. Ja siis helistasin Leale sõbrale Rihole, kes on hiidlane. Ta siin elanud poole elu siin Tallinnas ja siis ma ei tea, rääkisime põgusalt ja kuna ta on ka lahesurfer ja siis ütles, et kuule, Risto, aga tead, ma ostsin maa sinna Suureranda Hiiumaale. Et kuule, mul on siuke plaan, et ma võiksin midagi nagu tegema hakata. Et mul on olemas need glamping telgid on ju, et tahaks mingit majutust pakkuda, aga kuna see on seal mere ääres, et siis äkki mingit surfivärki ka. Siis ma ütlesin, no okei, et väga tore on ju. Siis ma olin veel ka, siis ma juba vaikselt kõndisin karkudel, väga valus oli ja siis kargutasin sinna kohale siin Hiiumaale ja siis vaatasin seda, mõtlesin okei, väga tore on ju. Et see tegelikult ei olnud mitte midagi, et oli nagu mega ilus koht on ju, oli vana palkmaja ja kõik rohkem ei olnud midagi. Ja siis ma ei mäleta, see on mingi aprillikuu, põhimõtteliselt kohe on hooaega algamas on ju, siis mõtlesime, et okei, mis me siis nüüd siis teeme. Istusin maha ja hoidsin kahe käega peast kinni ja siis vaatasin üles niimoodi, et ütlesin okei, jumal või universum, mida iganes, kes sa seal oled nüüd. Et mis ma siis nüüd tegema pean. Ja siis oligi, ma ei tea, tuli see vastus või tuli see tunne, et nagu, aga kuule, vend, see on võimalus. Et ise tead, kasutad või ei kasuta, on ju. Et tegelikult see on võimalus. Ütlesin okei, tegime õhtul sauna ja ütlesin okei, davai, teeme ära. Ja oligi, järgmine nädal pakkisin oma asjad ja läksin Hiiumaale, hakkasime seda set-up'i seal vaikselt seadistama. Oli vaja ju luua mingid tingimused. Aga tegelikult mul ei olnud midagi, mul olid haiged jalad, on ju, aga käed töötasid, pea töötas ka, on ju. Mul oli olemas see kogemus, et ma olin ju tegelikult teinud ju väga pikalt seda. Ma olin ju selleks, ma olin kõiki laagreid teinud, kõiki asju olin teinud väga palju. Et tegelikult mul oli ka olemas mingid kliendid ja siis mõtlesin, okei, teeme kodulehe, hakkame peale. Ja oligi, selles mõttes, et sain kodulehe valmis, sain mingid üritused valmis, siis laagrid sain valmis lastele, noortele, täiskasvanutele, mõtlesin, et mis siia võiks sobida. Ja oligi, põhimõtteliselt panime info, panin ülesse, saatsin klientidele kirja, et näed, nüüd on niimoodi, et olen Hiiumaal, et teen selliseid asju, et kui teid kõnetab, et siis olete teretulnud, et mina olen olemas, teen seda, mis ma kõige paremini oskan. Kui usaldate, siis mul on väga hea meel, kui osalete selles laagris. Ja selles mõttes läks see õnneks, et tegelikult inimesed registreerusid, tegelikult läks üle ootust hästi, see on täiesti uus asi kõik. Ja oligi, kuna mul ei olnud finantsi, mul ei olnud mitte midagi, selles mõttes ma olin põhimõtteliselt täiesti paljas. Et siis oligi see, et kus see varustus saada, kus need kõik asjad, kus ma siis võtan need. Aga õnneks oli see, et kuna ma müüsin neid ette, selles mõttes, et kõiki neid laagreid asju, siis tegelikult tekkis kohe see rahavoog, on ju, ja tänu sellele oli võimalik tegelikult kõike seda varustust osta. Ja tegelikult kõik õnnestus. Ja see varustus ei ole ju ühekordne, see on ju muidugi palles. Et selles mõttes, et see on see, et jah, selles mõttes, kui sa selle otsuse teed, et siis on see, et seda ei saa teha, nüüd teen ühe laagri ja ongi kõik, on ju.
siis selles mõttes jah, ma juba pidin mõtlema, et näha, et kui ma nüüd alustan nende asjadega, et siis noh, noh, need võiks kesta ja et see võiks olla jätkusuutlik. Ja nii ta läks, et selles mõttes, et noh, suvi läkski, läks siis see töö ja nalja ja rõõmu ja kõige muu surfi nagu tähe all ja siis sügisel või suve lõpus siis oligi see, et istusime Leoga maha, ütlesime okei, tehtud. Et noh, tegelikult nagu äge, nagu nii äge oli, et selles mõttes, et ja kõik, kes käisid, vaatasid ka niimoodi, et nagu vau. Et see on nagu nii äge koht, see nagu see kõik, mis te teete, see on nagu nii äge, vaata. Ja noh, muidugi siis on nagu küsimust, et noh, siit oli nagu vundament oli loodud, et siit oli nagu väga hea edasi minna ja nüüd ongi, nüüd on nagu nüüd algab siis 4. hooaeg. Et selles mõttes, et iga aastaga on aina paremaks läinud ja nüüd iga aastaga arenenud, õppinud ja nüüd ongi, lähme siis suurte ootustega lähme vastu siis uuele suvele, vaatame, mis mis universum meile pakub. Ja see on seesama laager, millest tegelikult ma siin mainisin ka enne, mis on tulemas. Sedasama teedki sealsamas Hiiumaal. Jaa, neid laagreid on erinevaid, et sa vist pead silmas seda täiskasvanutele Jah. mõeldud seda surfi, jooga ja hingamislaagrit. Jaa, et seda me teeme ka nüüd ongi 4. aasta. Et üldse, kuidas ma neid laagreid välja mõtlen, et ma mõtlen selliselt, et noh, lastelaagreid ma vaatan selliselt, ma vaatan oma lastele otsa ja siis on see, et nagu, mis nad teha tahavad, vaata, siis vastavalt sellele teen need tegevused, et tütar on mul kõige staažikam laagris osaleja. Et tütar tahab juba ise neid laagreid korraldada, ütleb, et millal mina võin juba surfilaagrit teha. Ma ütlesin, et ei, palun, et mina astun sammu tagasi, sina astud sammu ette ja palun võta juhtimine üle. Aga see järjepõlg, kes hakkab koolitama. Ja see õpetaja ja õpilase järjepidevus, et jah, ma usun täiesti sellesse, et me oleme, et kuna ma selline õpetaja hing on, et siis jah, ma ütleme nii, et ma täna pigem nagu, ma ei õpeta, et pigem ma olen ise täna nagu, olen ise nagu õpilase vormi nagu rollis, et pigem on see, et jah, mul on olemas see kogemus, et pigem olen eeskujuks oma lastele, olen teistele eeskujuks ja pigem ma jagan seda kogemust, et ma jagan kõiki neid õppetunde, mis ma olen elult saanud ja räägin pigem neid lugusid. Ja läbi selle, et ma ei ole pigem see, et ma nüüd tahan hirmsasti õpetada. Ei, ma ei. Et ma ütlen, nagu ma alguses ütlesin, et lapsed õpetavad mind, et mul on nagu teised õpetajad, kes mind õpetavad, et pigem ma olen õpilase rollis, et ma tahan ise õppida kogu aeg, iga päev tahan õppida. Ja nüüd tulles tagasi selle surfilaagri juurde, siis oli see, et ma mõtlesin, et okei, nagu lastele teen, noortele teen. Et siis võiks täiskasvanutele ka teha midagi. Ja siis mõtlesin, et okei, nii, mis mulle meeldib teha peale surfi. Siis mõtlesingi, et okei, et kuna ma nendest katsumustest olen läbi tulnud, siis suuresti läbi siis mediteerimise, läbi hingamise, läbi jooga, läbi selle on ja siis mõtlesin, et aga okei, võib-olla minule lisaks on võib-olla ka inimesi, kes noh, tahavad kogeda midagi uut või samamoodi on kuskil kohas, on ju, et kuidagi läbi tulla nendest nagu, ma ei tea, mida iganes nagu raskematest kohtadest, on ju. Et siis mis need tegevused nagu võiksid olla? Siis mõtlesin, et okei, aga siis ongi see, et hingamine on tore, on ju, see jooga on tore, on ju, meditatsioon on tore ja surf on tore, on ju. Et siis tekitasingi tegelikult sellise nagu kombo, on ju. Et ma ei teadnud, kas see nagu toimib või ei toimi, aga ma mõtlesin, vahet ei ole, et nagu mõtlesin, et proovib. Ja tegelikult oligi see, et kui ma seda laagrit nagu planeerisin, siis mõtlesin, okei, ma ise, ma olen seda hingamist nüüd teinud, on ju, ma olen seda joogat teinud, aga ma päris nagu
päris nagu meister veel ei ole, onju, et noh, surfis noh, tõenäoliselt olen, onju, et 10 000 tundi on tehtud seda, onju, isegi rohkem, onju. aga ja lisaks sellele, et noh, noh, ma päris nagu kõiki asju ka nagu ise ei jaksa nagu teha, onju, et siis väga hea sõber Pille Talli, et tema juhuslikult nagu teeb neid asju ja siis ma ütlesin, et helistasin talle, et kuule, mis sa arvad, teeme? Muidugi teeme, Pille ise ka surfab, onju. Siis oligi see, ütlesin okei, sina teed seda hingamist, seda joogavärki, mina teen seda surfivärki ja siis vaatame, mis saab. Ja oligi, selles mõttes, et esimene laager, hakkasin vaikselt pihta, mõtlesin, vaatame, mis siis nagu saab, onju. Muidugi kondikava oli olemas, onju, programm oli olemas, onju. Ja siis, kui me selle laagri ära tegime, siis esiteks nagu tehes neid tegevusi, siis noh, tegelikult nagu sa saad ise aru juba, et nagu kui vajalikud need on, et selles mõttes, et just see, et see keha, meele ja kõik see kombo on ju. Ja tehes kõiki neid asju nagu ongi, noh, selles mõttes, et üks asi on see, et lihtsalt nagu mediteerid või teine asi on see, et sa lihtsalt oled nagu tegevuses on ju. Et siis see juba viib neid mõtteid nagu mujal on ju. Et tegelikult jah, see kombo, see noh, esiteks see mind ennast kõnetas nii palju, et lihtsalt oligi see laagri lõpus nagu noh, täiesti teine minek oli. Ja samamoodi peegeldasid need kliendid on ju, et ütlesid, et nagu tõesti, et noh, ma ei oleks uskunud, et noh, okei, sa piltide pealt nagu näed on ju, et seal noh, mingid surfipildid on, mingid joogapildid on, no mingi tekst on ju, noh, on Pille, on Risto on ju, et noh, ma ei tea, no vaatame, mis saab, on ju. Ja tegelikult see, kui nad selle laagri ära tegid, siis laagri lõpus lihtsalt oligi see, et nagu noh, kui tänulikud nagu inimesed olid, on ju, et nagu, et noh, ütlen, et nagu noh, siit edasi minna on nagu palju lihtsam, on ju. Et midagi teistmoodi, vaata on see. täiesti teistmoodi, et mõtlengi, et noh, tänapäeval ma arvan, et noh, tegelikult neid igasuguseid laagreid ja mida iganes retriite või ma ei tea, kuidas sa neid kutsud, on nii palju, vaata. Et see on jällegi nagu, noh, see on üks paljudest nagu võimalustest, on ju. Et jällegi, ma teen täna seda, on ju, mulle meeldib see ja väga tore, kui teistel inimestel ka meeldib ja nad tulevad, on ju. Et kuna nüüd läheb 4. aasta ja noh, ma näen, et see on nagu jätkusuutlik, on ju, muidugi ma programmi natukene, kõiki neid tegevusi oleme natuke nagu muutud, on ju, kohandame, teeme paremaks, on ju. Toome seda värskust sisse, aga noh, üldjoontes see nagu see vundament või baas on nagu jäänud nagu samaks, et see lihtsalt toimib. Ei ole mõtet nagu ratast leiutada. Ei ole mõtet toimivat asju nagu lõhkuda, kui see tõesti toimib. Nii et üleskutse sulle kuulaja ja vaataja, et kuulajate kohta vaatan helipuldi suunas ja vaatajate suunas vaatan kaamera suunas, et üleskutse, et surfmaster.ee /surfilaager, siia paremasse üles nurka ilmub sulle kohe ka link, kuhu klikata ja tegelikult on Ristole välja pandud ka soodustus, mis on siis Kris ka täna ja sellega saad -10% siis kõikidelt laagritelt. Just, et see, mis me praegust rääkisime. See on kuni 16.05 kehtib pakkumine. Jah, teeme nii. Jah, et kes on usin, siis kasutab ja kes usin ei ole, siis kasutab võimalust lihtsalt pärast investeerida rohkem. Täpselt nii ongi. Just täpselt nii on ja kohti on ainult kiirematele, et selles mõttes, et see täiskasvanud laager, see on nüüd ainult see suvi ainult üks kord, jah, 13-15 juuni. Aga lastel on rohkem? Ja lastel on rohkem ja isa ja laps laager, see on selline äge. Et see on, neid on nüüd rohkem. Peatme selle korra ka, meil on nüüd siis lastelaager, siis on täiskasvanute laager. Noortelaager. Või noh, noortelaager. Oot on laste, noorte ja täiskasvanute. Okei, ja nüüd 4. laager on siis isa ja laps. Just, isa ja laps surfilaager. No vot siis oligi see, et nüüd, kuidas ma nüüd selleni jõudsin. Et kuna mul on lapsed, vaata, siis on see, et siis mõtlesin, et jällegi okei. Et kuidas ma lastega saaks nagu rohkem koos olla ja mingid tegevusi teha, siis mõtlesin, okei, aga siis nagu teeme siis nagu isadele lastele ka laagri. Et jällegi mõtlesin välja, et no, mis need tegevused võiksid olla, vaata. Et ja kuna see, et isa ja lapse või laste nagu aega, et selles mõttes, noh, see on
no see on aeg, vaata, see on see, et seda on vaja, on ju. Ja siis mõtlesin, et okei, et kui ma olen lastega koos, on ju, surfan, mida iganes teen, see on nagu põnevaid tegevusi, on ju, aga siis ongi, sul on teised isad ja lapsed ka, vaata. Ja panin üles jälle, tegelikult ma esimene aasta ei teinud, teine aasta alustasin sellega. Ma ei teinud isegi mingit reklaami, nagu 0 reklaami, lihtsalt panin üles, vaatasime, et mis juhtub. Ja juhtus tegelikult see, et see osutus nagu kõige populaarsemaks. Lihtsalt emad suuresti registreerisid oma kaasad koos lastega laagrisse ja oligi. Et no nüüd ongi, selles mõttes eelmine aasta oli meid juba nagu päris palju, et niimoodi, et ma pidin isegi juba niimoodi, et mingi aeg tõmbasin pidurit, ütlesin, kuule nüüd nagu stopp, et rohkem ei saa, et ma ei handli seda ära, et mul ei ole nii palju varustustki. Et ja nüüd see aasta teeme jälle. Nüüd lihtsalt panin natuke rohkem laagreid. Et vaatame, kuidas läheb, et kas see jätkab samamoodi või siis mitte, ma ei tea. Nii et suve elad sa põhimõtteliselt Hiiumaal? Peaaegu? No peaaegu, selles mõttes, et eks see sõltub, et ma täna üritan nagu aega, ma püüan olla igal pool selles mõttes, et kui on vaja olla Hiiumaal, teha neid asju, siis ma olen Hiiumaal. Kui on vaja olla Tallinnas, et ma tegelikult ikkagi elan Tallinnas, et siis ma olen Tallinnas. Et ei. Aga Tallinnas mingid laagrid teha, siin on ju tegelikult ilusad randise küll. Ja, muidugi. No ma olen teinud Tallinnas küll, et lihtsalt nüüd ongi see, et see Hiiumaa ja see Viiumaa vibe, see on rohkem nagu selles, et siis see ongi see, et kui sa tahad nagu päriselt elada, päriselt nagu tunda seda surfi ja kõik seda muud, siis ütleme nii, et see Hiiumaa on nagu parim valik. Et selles mõttes, et siin sa oled ikkagi see, et sa oled Tallinnas. Ja, just ikkagi see sõit sinna veel. Ja, et selles mõttes, et see, siin on nagu Tallinna vibe, vaata, ja Hiiumaal on ikkagi Hiiumaa vibe, et see on ikkagi rohkem nagu selles mõttes, et ikkagi see, et tahad puhata, siis sa pead liikuma võimalikult kaugele kodust. Midagi ei ole teha selles mõttes. Et ma arvan, et kui sa ikkagi, kui su soov on nagu reaalselt puhata ja kogeda midagi muud, siis sa võtad selle teekonna ette ja tuled sinna Hiiumaale. Et laste ja noorte puhul on see, et ma tegelikult saadan bussi järgi, et Tallinnas lapsed bussi peale ja toon sinna ja pärast toon ilusti turvaliselt tagasi, aga jah, isad ja lapsed või täiskasvanud peavad ikkagi ise saama, et kui sa seda 4-tunnist teekonda autoga ja praamiga ei taha ette võtta, et siis on võimalik tulla ka lennukiga, et 25 minutit lennureisu ja oledki kohal ja oledki Eesti oma Palisaarel. Vaat, et kuidas tundub, et kas on see, et kas lendad Palisaarele, nii-öelda päris Palisaarele või siis lendad Hiiumaale. Et põhimõtteliselt on see sama. Trip iseenesest on isegi kihvtim, ma arvan, muidugi jälle sõltub inimesest. Jah, muidugi. Okei. Laagrite lingid ma panen kõik ilusti saadete kirjeldustesse. Minge vaadake, tutvuge neid laagreid hetkel mainiti siin 4. Mine tea, selleks ajaks võib-olla kui sinna Piilumaa lähed, on neid saateid, neid laagreid juba veel tekkinud juurde, siin äkki on ka naistele eraldi laagrid olemas juba. Ja olen selle peale ka mõeldud, aga siis lihtsalt ongi see, et ma olen mõeldud, et kas tõenäoliselt mina ei saa seda teha, et siin võib-olla üleskutse võib-olla siis naisterahvastele, et kes on nõus kaasa lööma ja tegema selline naistele mõeldud siis. Aga samas miks mitte? Ja miks mitte? Jah, muidugi. Võib-olla kui naised tunnevad ennast kuidagi, et äkki on liiga nagu ahistav või et mees teeb, et liiga seksuaalne, intiimne, aga siis on naised ja tütred. Emad ja tütred laager, siis ei ole enam võib-olla nii nagu perede laagrit ma olen proovinud, et selles mõttes, et see nagu liiga hästi ei lennanud, aga ei, ma kogu aeg mõtlen jälle, et kuidas saaks jälle midagi uut ja põnevat teha, et why not, et selles mõttes, et viskame selle mõtte õhku, vaatame, kas koorub midagi sellest või ei koorub.